tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas Classflow's kasutada sellist valget tahvlit, mille nimi siis on Instant Whiteboard. Ja selle tahvli mõte on siis selles, et kui mul on mingisugune interaktiivne tahvel, siis ma võin selle peale kirjutada, igasuguseid jooniseid teha vabakäeliselt ja ka joonlauaga. Aga enne, kui ma nüüd selle tahvli peale lähen ja kui ma mõtlen, et ma tahan sinna ka õpilasi kaasata, siis ma peaksin otsustama, et mis klassiga ma seda siis kasutan. Et praegusel hetkel on mul siin üleval näha, et mul on 5. C. Kui ma nüüd tahaksin kasutada ka niimoodi, et õpilastel ei ole kontot, siis ma pean valima selle Open Class. Et siis nad saavad ühineda lihtsalt lingiga. Nii, ma panen praegu selle Open Classi, siis on lihtsam. Ja klõpsan siis selle Instant Whiteboardi peal. Ja vaatame üle, mida siin siis teha saab. Et kõigepealt siin all siis need 3 kriipsukest võimaldavad mul avada mingit vana tundi, mis ma olen varem teinud, või siis väljuda sellest tunnist. Siin järgmised on siis, kui ma selle peale klõpsan, siis mul on näha, mul tekivad nagu slaidid. Et kui ma nüüd klõpsan selle peale, tekkis juurde, et ma saan siia nagu neid mõnes mõttes neid ekraane või slaide või kaarte kogu aeg juurde tekitada. Ja siit nende nooltega ma saan siis käia vastavalt ühe slaidi peal või teise slaidi peal. Järgmine nool, see on valik, aga ma ei ole siia veel midagi kirjutanud, kui siia siis panen näiteks, et ülesanne ja 1 + 1 + 1 on. Näiteks kirjutasin siia selle slaidi peale ülesande. Nii, ja siit teksti, kui ma uuesti klõpsan, siis ma saan mingi uue teksti kohe ja ma saan sinna siis uuesti midagi kirjutada. Ja siit on võimalik siis veel, kus tekib selline hammasratas, siit on võimalik dubleerida, siis tuua ette või tahapoole, keerata või kustutada. Järgmised on kujundid. Ja kui ma selle noole peale klõpsan, siis mul näidatakse kõiki kujundeid, mis siin on. Nii et kui ma siit nüüd midagi välja valin, valin näiteks sellise noole, siis see mul siia tehakse. Ja siit ülevalt punasest, siis siit ma saan teda niimoodi keerata nii mitu kraadi, kui mul vaja on. Nii, aga nüüd lähme ühe tühja slaidi peale. Nii, ma teen ühe juurde. Hopsti üks juurde. Et siin on siis erinevad pliiatsid. Ja jällegi ma saan nüüd valida vabakäelise pliiatsi. No, siis ma saan näiteks siin joonistada mingisuguse, ma ei tea, mingi lille. Näiteks, üks selline sinilill on siin või midagi sellist. Või siis mul võib olla ka täiesti selline vertikaalne joon, mille ma tõmban. Hops. Või siis teistpidi horisontaalne joon. Ja pliiatsitel on nii, et siis see on mul kõige peenem pliiats, järgmine on natuke jämedam. Et kui ma nüüd valin siit näiteks kollase, siis nüüd kollasega on näha, ma pean joonega valima jälle selle vabakäelise. Ja siis muidugi, kuigi ma valisin selle, siis tegelikult ma saan ka siin muuta seda joone paksust, nii et see pliiatsi valimine nüüd nii määrav ei ole. Nii, võtame nüüd rohelise ja siis see on selline highlighter või marker, et alt jääb nagu näha, et kui mul oleks näiteks mingisugune tekst, mul oli siin näiteks tekst, siis siit ma saan näiteks märkida mingisuguse olulise osa ära. Nii, teeme ühe slaidi veel juurde. Paneme siit saama kogu aeg need slaidid alt kinni panna. Nii, et siis sellisel viisil on võimalik siin joonistada. Järgmine on kustukumm. See töötab nii nagu tavaline kustukumm või siis, kui ma siit valin, nüüd jälle ma saan valida, kui paks ta on, mismoodi ta kustutab või ma siis võtan selle, kui ma selle käemärgi võtan, siis ma kustutan nagu kõik ära. Järgmises kohvris on erinevad tööriistad. Näiteks saan ma siit joonlaua. Ja joonlauaga on selline tore asi, et näiteks, et ma saan seda siis teha suuremaks ja väiksemaks siin nende nooltega, siis ma saan teda keerata nii palju kraade, kui mul vaja on. Siis ma saan näiteks, kui lapsi segab, ma võin siit tollid ära võtta, et jäävad ainult sentimeetrid. Ja kui ma nüüd siis võtaksin siit, võtame joone ka, siis kui ma nüüd seda, valime mingi teise värvi, joont tõmban, siis ta tuleb mul täpselt, kuigi mul on praegu valitud, et mul on
noh, ma võtan selle vabakäelise, siis on võib-olla veel paremini näha. Et kuigi mul on vabakäeline joon, siis kui ma teda joonlaua peal tõmban, siis on näha, kuidas see joon laua peal ilusti tuleb sirge. Ja siit, kui ma klõpsan, siis ma saan siis seda joonlauda tõsta ühe või teise koha peale. Ja tahvli peal on seda muidugi eriti mugav teha ja siis võtan jälle pliiatsi. No ja tõmban siia veel ühe joone. Ja siin on siis teised asjad ka, et siin on olemas mall. Nii, et ma saan kraade mõõta, kui on vaja. Siis on olemas siin kompass, mitte kompass, vaid siis sirkel. Ja sirkliga on ka jälle võimalik, et ma saan seda pliiatsit siis suuremaks või väiksemaks. Ja siit saan jälle panna, kuhu ma tahan. Ja siis, kui ma siit pliiatsist kinni hakkan, siis ma saan tõmmata ilusa ringi. Siis on siin veel, siin saab teha, on mul kolmnurkjoonlaud, kui vaja on. Ja siis on siin sellised toredad asjad, nagu siis see revealer on siis must kate. Et kujutame ette, et ma mingisuguse ülesande kirjutasin ette ja nüüd ma tahan, et nad midagi mäletavad, siis ma saan selle musta katte slaidile ette panna. Ja vajadusel kohe jälle ära võtta. Ja siis teine tore asi on spotlight, et kui ma tahan mingisugust osa ainult näidata sellest ülesandest või pildist, siis ma saan seda näidata nagu sellise spotlighti abil. Nii, paneme selle kinni. Ja viimane tööriist siin selles osas on siis, et ma saan kogu selle tahvli ära värvida, mis värvi ma tahan. Nii, ja kõik läkski siniseks, klõpsan siis seal peal. Siis, kui mul on vaja suuremaks teha, siis siin on zoom. Siit ma saan siis vajadusel seda pilti suuremaks, väiksemaks. Ja siit ma saan siis nagu panna reseti peale, et jälle selle algse suuruse peale. Ja siin viimane on siis undo nupp, see võimaldab mul siis võtta sammu tagasi või siis sammu edasi. Nii et sellisel toredal viisil ma saan kasutada tegelikult kogu seda osa nagu valget tahvlit. Ja kui mul siis tund läbi on ja ma klõpsan jälle selle 3 kriipsu peale ja valin exit, siis mulle pakutakse, et kas ma tahan salvestada või don't save, ära salvesta, salvesta uus või siis tule sellest salvestamise asjast välja. Nii et kui ma vajutan save, siis see salvestati minu ressource'ide alla ja kui ma nüüd siia lähen, siis on ta siin ilusti näha.